laste õiguste põhiteema ja nii ka ajast aega ja kõige olulisem teema on just kaitse vägivalla eest. Kiusamisvaba lasteaed metoodika on eriline selle poolest, et see õpetab nii täiskasvanuid kui lapsi märkama kiusamiskäitumist ja selle programmi üks põhieesmärk on tekitada lastel selline käitumiskultuur, et nad on üksteise suhtes sallivad ja austavad. Mina ise pean antud metoodika juures väga oluliseks järgmisi põhimõtteid, et me tegeleme passiivsete pealtvaatajatega ja terve grupiga lahendame siis tekkinud probleeme ja analüüsime ja leiame lahendusi. Siis väga oluline on ka kodu ja lasteaia koostöö ja just kui me räägime väärtustest, et ühiste väärtuste kandmine ja ühistes väärtustes kokkuleppimine. Et mina suhtun sellesse väga positiivselt, sellepärast et kuna meie maailm on pidevas muutumises ja muutub üha multikultuursemaks ja ka Eestisse tulevad teistest kultuuridest ja rahvustest inimesed, siis see on üsnagi paratamatus, et me peame oma lapsi selle mõttega harjutama ja neid muutma sallivamateks. Koostööpartner on siis Red Barner, siis Taani lastekaitseorganisatsioon ja Taanis on see metoodika olnud väga edukas. Tema mõju on olnud mitte ainult siis lasteaedade kaudu, vaid tema mõju on tegelikult täna Taanis tuntud kogu ühiskonnas. Lastel paraneb analüüsimise oskus ja nad pakuvad ise välja lahendusi, et lapsed julgevad sekkuda, kui nad näevad, et oma sõbra suhtes, kaaslase suhtes või siis ka iseenda suhtes käitutakse ebaõiglaselt. Kuna selle teemaga on nüüd siin lasterühmas tegeletud intensiivsemalt üle aasta, siis olengi märganud lapse puhul seda ka kuskil välisreisidel, et ta ei suhtu kas teisest rassist või teisest kultuurist inimestesse või ka puuetega inimestesse kuidagi teistmoodi, et ta võtab selliste loomuliku ühiskonna osana neid. Noora, mis sina arvad, kuidas üks hea kaaslane käitub? Et ta on sõber teistega. Sandra, mis sina arvad, kuidas hea kaaslane käitub? Et ta hoolib enda sõbrast. Kui sa näed, et keegi on väga õnnetu, mis sa siis teed? Lohutan. Kuidas te lohutate? Teeme pai ja kalle. Mis sa saad teha, kui sa näed, et siin lastes sõber tunneb ennast kehvasti, tema suhtes käidutakse ebaõiglaselt? Et kutsutada oma mängu ja lubada oma mängus. Koostööpartneriteks on Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool, omavalitsused, maavalitsused ja loomulikult kogu haridusvõrk lasteaiadest kuni koolideni. Et siit kohvrist leiab siis kiusamisvabaks plakati ja siin on 5 nõuannet siis lapsevanematele. Ja need 5 nõuannet on olemas ka sellise voldiku kujul, et mida saab lapsevanematele jagada näiteks tutvustaval koosolekul, esimesel koosolekul. Siit kohvris leiab ka sellised toredad karuklepsud, mida saab lastele jagada. Me oleme siis jaganud kas selliseks märgiks, et meil toimus laste koosolek või olen siis teinekord ka andnud väga tublidele lastele kiituseks, et neid väga tublisid lapsi eriliselt välja tuua. Kohvris on olemas ka käsiraamat, mis on väga mahukas ja siin on alates siis metoodika kirjeldusest kuni nõuanneteni välja nii õpetajale kui ka lapsevanemale. Siis on kohvris olemas veel dilemmakaardid lapsevanematele ja töötajatele. Et siis dilemmakaart saab kasutada ka näiteks tutvustaval koosolekul, et lapsevanemaid ärgitada antud teemades siis arutlema ja lahendusi leidma. Nendel dilemmakaartidel on olemas ka reeglid ja kasutusõpetused, kuidas dilemmakaarte kasutada. Ja põhimõte on siis see, et näiteks siin lapsevanemate kaartidega, et just ärgitada lapsevanemaid mõtlema antud teemadel, kaasa rääkima, juleta oma arvamust avaldada. Üks osa metoodikast on laste massaaž ja siin kohvris on olemas ka massaaži raamat, mis on siis õpetaja selline abiraamat. Siin sees on mõned muinasjutud ja mõned lastelaulud, kus on siis olemas ka need liigutused, mida massaaži ajal teha saab.
Maršaas on väga oluline sellest aspektist, et lastel suureneks see sallivustunne ja selline ühtekuuluvustunne ja üksteisega arvestamine. Et väga oluline on see, et lapsed õpiksid vahet tegema sellel heal puudutusel ja halval puudutusel. Siin kohvris on 22 vestluskaarti ja neid vestluskaarte on 3 tüüpi. On lapsevanematele, siis pedagoogidele ja lastele. Vestluskaarte on seal siis väga erinevatest situatsioonidest, mis võivad lasteaias lastega juhtuda. Ja need kaardid on erilised kõik selle poolest ka, et need põhinevad väärtustel ja väärtuste õpetamisele. Kaardi siis üks pool on siis see situatsioon, pilt siis, ja teisel pool on abistavad küsimused õpetajale. Käsiraamatus on ka põhjalikumalt lahti seletatud, et milliseid teemasid nende vestluskaartidega käsitleda saab. Projekti sümbol on siis sõberkaru, keda meie kutsume ka suureks karuks. Ja see sõberkaru sümboliseerib meile siis sõprust, sallivust ja austust. Ja see sõberkaru on sellepärast eriline, kuna ta on kõikide laste ühine sõber ja lohutaja. Ja tal on siis laste koosolekutel keskne roll sellega, et ta on siis õpetaja karu, et ta siis juhib seda koosolekut. Ja teine funktsioon, mis tal on rändav karu, et suur karu käib siis ka laste kodudes, külastab laste kodusid ja siis pärast lapsed saavad siis rääkida, et mida nad tegid koos ja mida karu nägi nende kodus. Ja see on kõik siis selle eesmärgiga, et lapsed veel paremini õpiksid üksteist tundma, et nende omavahelised suhted paraneksid, sallivus suureneks ja üldse teadmised siis kas või näiteks teisest kultuurist ja kuidas kodudes mingisuguseid traditsioone tähistatakse ja üldse elu elatakse. Väiksel karul on siis see funktsioon, et ta on laste koosolekutel laste süles, laste karu. Ta on siis lastele sellise julguse ja hääletoru eest. Kes ta on selline see lilla karu? Meie sõber. Miks see karu sulle oluline on? Et sellepärast, et siis ma ei saa, kui teda ei ole, siis ma ei saa oma muresid rääkida. Tere hommikust, lapsed! Kas kõigil on karud oma süles? Suur karu teeb ka teile tere hommikust. Ei olegi olemas kindlat reeglit, et kui pikk see karukoosolek peaks olema ja mida me täpselt seal tegema peame või mis teemasid käsitlema. Meie oleme tavaliselt teinud nii üles ehitanud karukoosoleku, et me alustame oma karuluuletusega, mida me kutsume ka sõbraluuletuseks. Kui sõber kukkus haiget sai, siis lohutab teega pai. Kui ikka nukker on ta meel, võib kalli teha veel. Siis me tervitame karusid. Suur karu tervitab kõiki lapsi. Tere hommikust, Laura-Mari. Tere hommikust, Alen. Tere hommikust, Nikol. Tere hommikust, Ingo. Siis toimub meil väikene vestlusring sellest, et millised on lastel emotsioonid möödunud nädalast, kas on midagi väga olulist või erilist juhtunud. Kas meil see nädal on mingi väga tähtis sündmus ka olnud? Mis meil see nädal juhtunud on? Emadepäev oli, jah. Emade kontsert. Siis me kiidame lapsi, neid lapsi, kes on väga tublid olnud. See on hea võimalus hästi käituvaid lapsi eriliselt esile tõsta ja just teiste laste juuresolekul kiita. Karu tahtiski teid kõiki kiita, sellepärast, et olite nii tublid lapsed ja tegite emmedele nii ilusa ja toreda kontserdi. Aga ma tahtsin veel eriliselt kiita neid lapsi, kes on see nädal väga-väga tublid olnud. Tahtsin kiita Roosianni, tubli tüdruk, sest sa oled see nädal nii tubli korrapidajal olnud. Siis me tavaliselt arutame kas vestluskaarti või siis käsitleme mingisugust väärtust, mis meile hetkel oluline on või päevakorras on. See poiss ei luba selle poissile seda. Milline poiss ei luba?
see poiss ei luba mänguasja. Mis sina arvad, mis siin juhtunud on? Et tema võttis sinna talle, siis ta nägi, et ta jättis selle maha ja siis see poiss võttis selle sealt ära. Kes võttis? Tema võttis ära. Et siis tema nägi, et seda seal enam ei olnud. Ma olen üritanud teemasid valida nii, et mis on meil hetkel väga aktuaalne, oluline, et selle teema võtame kohe käsile ja siis tutvustame lastele ka neid teemasid, millega nad võib-olla iga päev kokku ei puutu. Ja kui on meil näiteks juhtunud rühmas mingisugune negatiivne vahejuhtum, millega me peame kohe tegelema, et siis me teeme sellise äkkoosoleku. Mis teemadest me räägime? Mida me arutame seal? Haigete tegemisest. Ütle kõvemini. Haigete tegemisest. Millest? Sõprudest.